Hiiumaa Lead Open 2023 oli siis kahepäevane üritus, et just nimelt, et kui mere taha tulevad, et nad olekski siin paigal, on ju. Et siis ette valmistatud laupäevaks 5 kvalifikatsioonirada ja et olime valmis vastu võtma 60 inimest. Rääkisime Eesti Ronimisliidu juht Tarmo Kiik, et ta arvas, et kui me 30 inimest saame, et et see mere taha tuleks, see on natuke rohkem aega nõudev ja ressurssi nõudev, et ei pruugi. Et lisaks, et Eestis ei ole juba 3 aastat sellist tüüpi võistlust tehtud. Altjulgestuses ehk liidis ronimine on nagu kõige keerulisem. Et enam on levinud Eestis boulderdamine, see tähendab, et siis madalatel radadel ronimine, kus kukud lihtsalt mati peale, et köie julgestust üldse ei kasutata. Et see on lihtsam, et altjulgestuses, et sul on vaja ikkagi teatud oskusi. Aga et saaks tõeliselt hea võistlus, siis meil oli kõige parem rajakeeraja, et heades radades ongi see võti, et tuleks hea võistlus, et siis see Baltimaade ainukene professionaalne rajakeeraja Roland Rügens, kes on, võib öelda, kõige kõrgem koht on tal maailmas juuniorite seas on ta saanud 3. koha ja et ütleme, et maailma esimese 10 hulgas ronijate seas on ta olnud korduvalt, et ikka tõeliselt kõrge tase. Et saime siis temaga kaubale, et ta tuleb meile radu keerama. Meil oli ka iseenesest flash tüüpi võistlus, see tähendas seda, et sul oli ainult üks katse, et kui kukud, siis ongi selle rajaga kõik. Et finaalradadel, mis olid siis pühapäeval kell 10 hakkas võistlus pihta, kella 9 kuni 9:45 olid finalistid oodatud isolatsiooni ja et keegi ennem neid radu ei näinud, et me tõmbasime spetsiaalse katte ette. Sellisel tasemel võistlus oli meile täitsa esimest korda. Meil polegi sellist olnud, et oleks... Kuidas oli Hiiumaal võistelda? Väga äge oli võistelda. See õhkkond mulle meeldis, hästi palju toetamist ja eile ka kvalifikatsioonide ajal, et just arutasime, et kui on mandri peal olnud võistlused, siis on hästi palju inimesi korraga, sa pead võitlema enda järjekorra eest, see on niisugune pingeline, aga eile olid need grupid ja siis oli hästi rahulikult, et sa said puhata vahepeal, minna ronida ja just ronimise puhul üldse on see, et isegi kui sa võistled teistega, siis kõik toetavad, keegi ei taha, et sa alla kukub. Väga hästi organiseeritud võistlus, et hiidlased korraldasid seda esimest korda üldse ja tundus, nagu nad oleksid seda aastaid juba teinud. Et väga hästi korraldatud ja väga hea, et nad said omale maailma ühe parima rajakeeraja. Seda ei olnud väga raske. Et kui ütleme, et talle tal vist meeldis, et selline hoopis teistsugune ja võib-olla mõjus ka, et Baltimaade kõige kõrgem, et siis ikka... Täpselt nii raske, mõlemad rajad, et need, kes on tugevamad, kõige tugevamad jõuaksid tippu ja need, kes pole nii tugevad, siis ei jõuaks, et tekiks see võimalus võrrelda, et panna siis esikoht paika, et täpselt nii raske see oli. Eestis ei ole teist sellist ja siuke tunne välismaal oleks.